Hei vlogid, Saksast Magnes ja täna ma lihtsalt näitan teile mingeid random asju ja täna on suvaline vlog, sellepärast et mul ei ole mõtet mingit asja planeerida, sellepärast et nagu ma ei ole mitte midagi planeerida, ma ei tea, vaadake mu küüsi. Need on uued küüned, ma postitasin sinna Instasse ka oma eelmised küüned ja igatahes need on palju paremad muide. Mulle meeldivad need rohkem sellepärast, et nendel ei ole nagu seda nagu lipse nagu nendel eelmine. Sellepärast, et kui ma läksin, onju, nagu katsusin oma juuksed, siis need jäid sinna kinni ja see oli nii tüütu. Aga nüüd ei ole seda probleemi. Aga siis täna ma lihtsalt näitan teile, mida ma teen ja me käime õues ka kindlasti. By the way, mis te arvate mu meigist? Ma näitan teile oma outfit'i. Okei, see on siis mu outfit. Mul on siuke asi siin. Ma ei tea, kas te mäletate seda, ma ei tea, mis aastast see oli. Nii, aga see on nagu, see näeb nii ilus oli. Nii, siis mul on siukene vöö, mulle meeldib see ka väga. Ja siis mul on siuksed teksad. Need on nagu ülevalt, need on nagu kitsad ja siis need lähevad nagu niimoodi. Saate aru? Ja siis mul on lihtsalt siuke. Ja siis mu juuksed on siuksed. Okei, ma ei tea, kas te nägite hästi, aga ja, see on siis see, mida ma kannan täna. Ja praegu ma lihtsalt vaatasin siin midagi nagu, vaatasin Gossip Girli. Ja ma ütlen, mulle väga see ei meeldi. Ja mulle ei meeldi see sellepärast, et ma ootasin nagu rohkemat sellest. Nagu ma ootasin ja ma ei saanud seda, aga see ei ole nagu, see ei ole nii suur asi. Aga jah. Ja see oli vist nagu, see oli nagu suht igav ka. Aga jaa. Täna ma lähen veel ujuma. Ja mul on erilane toas, sest mul on aken lahti. Ma isegi ei tea, kas see on eriline, ma ei saa väga aru. Aga kõlab küll niimoodi. Vaadake, kui ilus õues on. Nii, ma tahan, et te ütleksite mulle, et kas ma näen parem välja koos prillidega või päikseprillidega. Nii, see on koos prillidega. Ja see on päikseprillidega. Ma ütlen, ma ei tea, mulle meeldib rohkem päikseprillidega. Aga jah, see on siis see, milline ma olen. Need on tegelikult mu ainukesed päikseprillid, sellepärast mul on ühed veel, aga ma ostsin need siis, kui ma olin mingi 5-aastane. Nii et need ilmselgelt ei lähe mulle enam. Vaadake mu mänguasja. Mul on see. Butter. On ju, see tuli siit kohast lahti, aga ma liimisin selle kinni. Aga nüüd, kui ma katsun seda, siis see on nagu imelik. Jah. Fun fact, Ameerika või näebki siuke välja. Nii, siis mul on see dumpling, see on võlts. Vist, ma ei tea isegi. Okei, see nägu tal kulus maha. Et jah. Ja mulle meeldib see, et kui ma nagu mängin sellega, siis mu küüned ei riku seda ära, et nagu see ei lähe katki, nii et see on suht tugev. Nii et see on hea. Mul oli see cheese squishiga ja siis see läks katki. Tänu kellegile, kelle nime ma ei nimeta. Ja siis, aga tegelikult mul on veel üks cheese squishy, aga see on Tallinnas. Ja siis mul oli veel üks squishy ja see läks ka katki, nii et jaa, väga tore. Okei, guys, not sponsored, aga ma ostsin selle enda rahaga, aga igatahes see banaani nektar Rimist, see maitseb nii hästi, see on nagu nii hea. Päriselt ka, see on mu lemmikjook nüüd. See meeldib mulle täiega, minge ostke seda. Tegelikult ma ei tea isegi, kas ma võin reklaamida asju siin. Võib-olla, aga igatahes see maitseb väga hästi. Tahate teada, kes on mu lemmikstriimer? Arvake ära. Ma annan teile aega mõtlemiseks 3, 2, 1, mulle meeldib Keiso. Keiso nagu, ta on nii naljakas, nagu päriselt ka. Et nagu, mulle meeldib see, kui ta mängib neid õudusmänge, sellepärast, et see nagu, ta nagu vibe ja see energia, mis ta annab, nagu see on nagu nii, see on hea. Ma ei tea. Ja see on lihtsalt, see on nagu naljakas, ta on lihtsalt naljakas ja see on hea. Ja see on lihtsalt, see on nagu naljakas. 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 Ja see on lihtsalt, see
jah, ta on naljakas. Ja mulle meeldib see, et nagu ta nagu reaktsioonid. Nagu kui ta loeb midagi või mingi jumpscare tuleb, siis mulle meeldib see nagu ta reaktsioon, nagu kuidas ta reageerib. See on nagu nii tore. Või te tahate teada veel midagi? Et ma näen iseennast Käsna Kallas. Ma ei tea, kas ma olen seda öelnud, võib-olla ei ole, aga ma näen iseennast Käsna Kallas, sellepärast, et nagu ma arvan, et teie ei näe mind Käsna Kallas, aga mina, nagu see päris mina, nagu kaadrite taga. Ma olen täpselt nagu Käsna Kalle. Päris ka, aga mul ei ole tööd. Ma ei tea, kas see nagu countib tööna, aga ja igatahes. Mul ei ole väga millestki rääkida. Aga ja, mu isa on reisil. Ta oli tööreisil. Aga ta oli Eestis, see vist Kihnu, ma ei mäleta enam. Aga ta tuleb täna tagasi ja siis me lähme ujuma, ma juba seda ütlesin. Ja see on siis see, mis täna nagu toimub. Ja mu käsi hakkab valutama. Aga lähme õue. Ma arvan, lähme õue, sellepärast, et õues on nii ilus ilm. Ja ma jätan need päikseprillid peale. Aga enne, kui me õue lähme, ma tahtsin teile seda raamatut näidata. Ma lugesin seda. Nii, see on see nimi, pealkiri, aasta 1995 ja see on see naine, kes selle kirjutas. Vist, ma ei tea. See on autor. Ja ma vaatasin ta meiki siin, on ju. Ja vaadake ta silmameiki, on ju. See on täpselt minu ema silmameik. Ta teeb täpselt samasugust silmameiki. See on reaalselt näeb välja nagu minu ema. Ainult minu ema ei kanna põsepuna ja ta ei kanna siukest hult, aga silmad täpselt samasugune. Ja ta kannab siukseid ka mu ema. Neid, aga ta juukseid ei kanna niimoodi. Ta lihtsalt kannab juuksed lahti. Need ma ei tea. Aga jah, see on suht huvitav. See räägib nagu poliitikast, aga teada, millest ma aru ei saa. Ma ei saa sellest aru. Et siin on ju 1995 ja siin on 1996. Nagu, kas see tuli välja 1996 või mis asja. Siin on siis ta tänukiri, autori oma ja siis siin on need. Noh, kuidas raamat ikka käib ja ma lugesin, ma ei tea, palju ma lugesin. Ma lugesin selle 8. lehekülje ära ja kõik. Ja ma mõtlen, see räägib on ju poliitikast, Eesti poliitikast. Ma mõtlen, te ostad seal alla telefoni või arvuti taga või ma ei tea millegi taga mõtlete, et kedagi ei koti. Aga ja, ma lihtsalt tahtsin öelda. Aga lähme nüüd õue, päriselt nüüd õue. Okei, me oleme siis õues nüüd ja vaadake, kui ilus ilm on. Meil ma ei oska seda öelda. Sirelid, jah. Meil olid sirelid ja need olid nii ilusad. Ma näitasin teile ka neid ükskord, aga nüüd need on ära närtsinud ja need on mingid pruunid. Aga jah, ma näitan teile natuke meie aeda. Ma olen teinud metsatuuri YouTube'is ühe video, aga ma lihtsalt näitan teile uuesti, kui te ära unustasite. Nii, see on siis kirsipuu. Seda mitte keegi ei kasvatanud siia. See nagu ise lihtsalt tuli. Ma ei tea, kas siin kirsse ka on. Mis hooajal hakkavad kirsid kasvama? Ma ei tea isegi. Nii, siis meil on siin kiik ja meil on rabarber. Ja siin on meil vist... Need on punasõstrad või mustsõstrad, ma ei tea isegi. Aga meil on mustsõstrad ja punasõstrad. Ja siis meil on... Ja meil on vaarikaid ka. Ja siis meil on... Näed, see on pall. Ja ma ei tea, need on need sirelid. Näete, kui pruunid need on. Need näevad siuksed välja. Aga need olid lillad. Näed, kui kurb. Okei, ma ei tea. Ma vist jalutan siin natuke. Ega mul ei ole siin väga midagi teha. Eile siin on ju 100 vihma. Või 100, ma ei tea, kuidas öelda. Ja siin oli nii creepy. Nagu päriselt ka. Vaadake mu jalanasi. Väga cute. Ja siis meil on siin nagu puu nagu rida või nagu, kus meil puud on, et ahju kütta. Ja siis meil on seal kuur ja
seal on ratas, on ju, seda mitte keegi ei kasuta. Ja tead ka, et seal ratta taga üleeile seal oli konn. See oli kärnkorn. See oli suht suur. Ja siis mu isa ehmatas. Siis ta ehmatas mind ka. Nagu, ega see konn mind ei ehmatanud, mu isa reaktsioon ehmatas mind. Ma ei tea, kas te teate, aga TikTokis on ju kõik räägivad, kuidas Euroopas on nagu väga palav ja nagu kuum ja et mingi jah, et räägitakse nii, aga minu arust ei ole küll. Minu arust on tavaline, normaalne Eesti suvi. Okei, tegelikult see ei ole nii normaalne, sest on nagu veitsa nagu soojem kui tavaliselt. Aga ja ma ei tea, minu arust ei ole küll nagu, minu arust on täitsa normaalne. Et nagu Eestis, ma ütlen, et Eestis on suht normaalne. Aga vihma sajab vähem, ei tegelikult ei saa. Just eile sajast, keda ma petan. Aga jah, ma ei tea, mulle meeldib küll. Ja on ju, ma suht nagu eelmine nädal käisin rannas Tallinnas päevitamas ja ma päevitasin siis seal ja ma päevitasin kokku 5 tundi. 5 tundi ja ma olen nüüd pruunim. Aga tegelikult seda ei ole isegi väga näha, sest ma olen nii valge. Ma olen valge, saate aru. Aga ma läksin küll pruunimaks, aga nüüd mulle tunne, et see pruun läheb nüüd ära. No kuhu ta läheb? Aga jah, ma ei tea, ma ei taha enam vist päevitada, sellepärast, et see oli nii valus. Ja ma olin punane ja siis ma läksin pruuniks ja nüüd ma läheb valgeks tagasi. Mis mõtted sellel on? Aga ja mida iganes. Nii, kas te näete seda kohtasin, see on katki, sellepärast, et see on muidu naabri pool. Siin on minu kodu ja see on naabri pool, aga naabrid ei ole siin reaalselt mitte kunagi. Nagu nad tulevad siia, et mingi muru niita ja siis lähevad minema. Aga jah, meil on kaev ka. Aga me ei kasuta enam kaevu, sellepärast, et meil on veesüsteem. Nii et ma ei tea, siit tuleb vist vesi välja või midagi. Aga see läks katki. Aga seal oli muidu loomad. Ma ei tea, mis loomad seal täpselt olid. Aga see läks katki mingi lume pärast vist. Ma ei ole kindel. Aga võib-olla. Ja kas te tahate teada, millest mu riietus ja väljanägemine on inspireeritud? See on 2000-test. Sellepärast mulle meeldib see aeg. Vaadake mind. Mulle meeldib see kõige rohkem. Aga mul on mingi 1000 stiili teadselt. Mul ei ole ühte kindlat stiili. Sellepärast, miks mul peaks? Nagu mul on mingi terve elu ja ma saan elada seda ükskõik, kuidas ma tahan. Nii et mul ei ole ühte stiili. Mul on kõik stiilid. Ma olen basic, ma olen alternatiivne, ma olen kiaru ja ma olen creepypasta ka olnud. Aga ma ei tea, kes ma olen. Aga ma olen, kes ma olen, eks ole. Nii et jah, mulle meeldib see, et mul ei ole ühte kindlat stiili, sellepärast minu arust see on igav, nagu sa tüdined ära sellest, nii et sa lähed teisele stiilile üle. Aga kõige vähem ma olen basic. Ma ei ole üldse basic, nagu vahepeal ma olen. Aga ma ei tea, mulle vist väga ei meeldi basic olla. Aga enne kui sa judge'id mind, ma ei judge'i sind, kui sa oled basic, siis ole. See on sinu keha, see on sinu valik, see on sinu elu, mind ei koti, kui sa oled basic. Aga mina basicuna, mulle ei meeldi basic olla, ma vahel olen. Aga see lihtsalt ei ole minu stiil, mulle ei meeldi väga see. Aga mu make, vahel on küll basic mu make. Aga praegu näiteks, nagu ma ütlesin, mul oli smokey eye. Issand, ma olen nii imelik prillid, et ma panen tagasi. Aga mul oli kiaru make, aga ma ei tea. Ma vist lähen rohkem ikka selle alternatiivse meigi poole. Sellepärast, et ma ei tea, seda on lihtsam teha. Seda on lihtsalt lihtne teha, eks ole. Aga kiaru meik on ka lihtne teha. Ma ei tea, kõik meigid on lihtsalt lihtsalt teha. Need on lihtsad, kui sa leiad õige tutoriali. Nii et jah. Praegu ma lihtsalt jäppan siin. Aga jah, see on minu video, see on minu kanal, nii et ma teen, mida ma tahan. Aga igatahes jah. Mis te arvate, mis stiil mulle kõige rohkem sobib? Basic, kiaru, alternatiivne või creepypasta?
ma olen IMO-ga olnud, ma olin IMO kunagi, aga ma ei ole seda teile mitte kunagi näidanud. Ma ei ole YouTube'is rääkinud, ma ei ole sellest Instagramis, TikTokis mitte kunagi kuskil rääkinud. Ma olin IMO küll, aga see oli mingi 1-2 päevaks. See lihtsalt ei sobinud mulle. Aga tegelikult mulle meeldib küll IMO, mulle meeldivad kõik stiilid. Sest kõik on nagu ägedad. Kui te saate aru, mis ma mõtlen. Aga jah, mis te arvate, mis mulle sobib? Kas mulle sobib see praegu nagu 2000-te nagu Y2K või siis mulle sobib creepypasta. Seda creepypastat ma ka vist ei ole näidanud. Ma olen vist nagu TikTokis või Instagramis kunagi. Ma ei ole kindel. Ma ei ole seda väga teile näidanud. Aga mulle meeldib küll creepypasta. Mulle meeldib creepypasta olla. Aga kas teile... Mis te arvate siis? Ma arvan, mulle sobib kõige rohkem see 2000-te stiil. Nagu see, mida ma praegu kannan. Nagu, issand jumal, see on nii tundu, ma ei saa. Ma ei tea, mulle meeldib see 2000-te oma. See sobib kõige paremini mulle. No, issand jumal, ma vaatan praegu kaamerasse, ma olen nii ilus välja. Ja, lähme nüüd sisse tagasi vist. Sellepärast, et mul ei ole siin väljas mitte midagi teha. Ja see kass, keda ma näitasin teile enne, ta nimi on Poster. Ma olen tast enne rääkinud. Vaadake, kui ilus siin taga on. Eriti mingi kaameras. Ma jään ikka tuppa. Kui ei lähe, ma ei tea. Mul on mõtlemise aega vaja, sest ma ei tee siin väljas mitte midagi. Ma lihtsalt seisan ja jäppan. Ja see on nii igav. Ma ei tea. Nii, te näete on ju seda tooli. See on mul lemmikkoht, kus olla. Ma lähen sinna vahel, nagu tegelikult iga päev, kui päike on väljas, siis ma lähen sinna ja pikutan seal ja lihtsalt nagu magan. Sellepärast see on nii mõnus, kui nagu päike läheb su peale. Mulle meeldib seda teha väga tegelikult. Me lähme nüüd üles. Teate ka midagi või? Et ma olen iseenda number 1 eeter. Nagu oma vanade videote oma. Sest mu vanad videod on nii cringe'id. Nagu ma olin nii pigmi. Nagu see hääl, milles ma rääkisin nagu hei vlog. Mida sa inimene teed? Mida sa teed? Nagu päris ikka, mida ma mõtlesin, kui ma postitasin selle. Nagu iga normaalne inimene paneb delete, aga mina ei postitasin tervele maailmale. Või vähemalt tervele Eestile. Aga praegu ma arvan, et ma ei ole cringe. Võib-olla. Aga siis mõtlen, ma järgmine aasta vaatan seda videot, mõtlen, issand, kui cringe ma olin. Aga jah, kui te vaatate mu vanasi videosi, siis olge valmis, sest need on väga cringe'id. Ärge vaadake neid palun, no päris ikka. Mida ma mõtlesin? Kui ma selle postitasin? Ma ei hakka neid maha ka võtma, sellepärast, et nagunii mingi kõik mu klassikaaslased on seda näinud, nii et mis sellel mõtet enam. Aga jah, praegu ma vist hakkan vaatama Keissot või midagi. Tegelikult ma väga ei vaata teda, nagu tegelikult vaatan küll, aga ta on rohkem nagu background. Aga ta on huvitav ka, nii et ma vaatan ka teda. Ma võtan oma prillid maha vist, sest nagu miks ma kannan päikseprille toas. Ma äätisin oma juustesse siukse klipi. Nüüd see on palju parem, vaadake. Ma ei tea, kas te näete õigesti. Aga see näeb nüüd hea välja. Mul oli kunagi, mu väiksel vennal, oli on ju see Secret Squishy Dumpling. Aga ta tegi selle katki. Ja ta said selle kooldu oma. Aga ta cheatis, sellepärast, et ta küsis sellelt nagu laada müüjalt, et ta teeks selle lahti. Ta cheatis, bro. Ta ei saanud secret'i. Ta sai secret'i, aga ta cheatis. Ta ei oleks pidanud vaatama. Ta oleks pidanud ostma, siis vaatama. See oleks õige ju. Aga jah, ma hakkan nüüd siis Keissot vaatama. Vaadake mu kõrvarangaid. On ju ilusad? Need on nii kaunid. Nüüd ma lihtsalt räägin random asjadest. Meil ei ole mitte millestki rääkima, ma pidin Keissot vaatama. Aga nüüd ma hakkan oma kõrvarangaid mõtlema. Ma panen nüüd arvuti tööle. Siin on arvuti. Halloo. Oi, mul on zoomitud sisse. Ups. Ma vaatasin seda Malluka suve. Aga issand, see oli 2018 tehtud, issand jumal. Ma arvan, et Mallukale
sobivad mustad juuksed rohkem, ausalt öeldes. Siin tal olid blondid, on ju. Ma arvan, et mustad on paremad. Ma ei tea, okei, ma pidin keisat vaatama, okei. Mul on siin juba valmis olemas. Ma vaatasin seda The Empty Eyes. Issand, okei, nii. Vaatame siis, mis ta... Okei, teate, ma arvan, et Keiso teeb mingi iga päev laivi või? Sest ta on mingi iga päev uus video. Okei, jah. Ma valin nüüd välja. Ma alati vaatan neid ta horror omasi. Kui see ei ole horror, siis see on igav. Näete? Nii, 2 päeva tagasi, 1 päev tagasi. Okei, teine. Nii. 2 päeva tagasi, 1 päeva tagasi, 13 tundi tagasi. Teeb nagu iga päev. Mina küll sellega hakkama ei saaks iga päev teha mingi uus video. Nagu te teate mind, ma teen mingi 2 kuud 1 video. Okei, ma vaatan ta Backroomsi videot, see on Backrooms oma. Ja ma hakkan siis vaatama. Vaadake, mul on see case ka, on ju, sellel. Et mulle meeldib see case rohkem kui see. Keda on background. Aga mul on veel küüsi alles siin, aga ma ei tea, kas ma enam saan sellest teha, sellepärast, et siin on liiga vähe neid alles. Mul on siuke kokaraamat, see on Aivar kokaraamat. Pühade pannkoogid. Ja ma olen siit teinud ühe. Ma tegin oma isaga. See oli mingi mitu aastat tagasi. See maitses väga hästi. See on siis Aivar kokk. Kui te ei teadnud. Ja siis tal on siin retseptid. Ja kui te tahate mult retsepti, siis küsige mult. Ma saadan teile pildi. Näe, ma tegin seda. Seda me tegimegi. See on siukene valm. Näe, tehke screenshoti, kui tahate. Seda pannkooki tehke screenshot. Nii. Ja siis see. Ja siis on pilt. Tehke screenshot. Okei. Okei. Nii, guys, ma vaatan siis siin Keisot. Ma arvan, et te kuulete teda. Kuulsite? Aga igatahes. See on siis tänane väike vlog, minivlog. Aga jah. Kui te meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up ja subscribe'ige seda kanalit, kui te ei ole veel seda teinud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!